Kujutadeta, sa olet 13-aastane, köljud õnnelikult oma surfilaudal ookeanis. Päike soojendab su nahka, kui lained kannavad su lauda õrnalt üles-alla. Solaane tuul sasib su juukseid, kui sa lamad kõhuli oma surfilaudal. Vesi jahutab su käsi, kui sa aerutad lainetesse. Ja siis, hetkega saab sinu halvim õudusunenägu tõelisuseks vastava rünnaku näol. Sinu ol kerkib sügavusest tohutu 14 jala pikkune hai. Malu lõikab sinust läbi nagu noahoop, kui selle hambad su ihusse rebivad. Sinu ol muutub vesi punaseks. See on tõesti sündinud lugu surfari Bethany Hamiltoni elust. Bethany Hamilton kasvas üles surfiparadiisis Kauai saarel, Hawaii'l. Lapsena nautis tailu lopsakal saarel, veettis lugematuid tunde mängides taevasinistes vetes. Bethany, vanemaad, Tom ja Cherie, olid ise surfarid ning tutvustasid innukalt nii talle kui ka tema vendadele, Noale ja Timothyle, seda spordiala juba varases eas. Kui Bethany oli vaid 3-aastane, seisis ta juba oma esimesel surfilaudal püsti. Loomuliku andega läks ta lainetesse innukalt ja kartmatult. Bethany jaoks sai surfamine kiiresti millekski enamaks kui lihtsalt hobi. See oli tema suurim kirg. Ta nautis tunnet, kui ta veepiel libises ja sai ookeaniga üheks. Kui Bethany oli maal häbelik ja vaikne, oli ta laineid sõites julge ja graatsiline. Igal hommikul ärkas ta koidikul, elevil, et minna laineid püüdma. 8-aastaselt osales Bethany oma esimesel surfivõistlusel ja saavutas algaja kohta muljet avaldava tulemuse. Võistlusest saadud adrenaliinist vaimustunult kasvas tema soov areneda kiiresti. 10-aastaselt sai ta oma esimese sponsorlepingu, olles teel tõusvaks täheks saamise poole. Vendade ja vanemate kõrval veetis Bethany lugematuid tunde treenides, et lihvida oma tehnilisi oskusi. Tema loomuliku annet toetas pühendumus oma alale. Surfamine haaras kogu Bethany maailma ning ta sukeldus sellesse täielikult, olles täielikult pühendunud. Cherie märkis hiljem, et tema tütar veetis rohkem aega surfilaudal kui maal. Bethany oli sageli hommikul esimene vees ja päeva lõpus viimane, kes veest lahkus. Ta sõitis laine järel, rõõmu ja sihikindlusega. Vaid 13-aastaselt peeti Bethany Hamiltoni juba üheks Hawaii parimaks nooreks surfariks. Vähesed suutsid tema osavuse ja graatsiaga lainetorus sammu pidada. Kuigi tragöödia oli kohe juhtumas, panid tema varased aastad, mis möödusid ookeanil oma andeid arendades, aluse vaprale tagasitulekule, mis oli ees ootamas. 2003. aasta 31. oktoobril sõitis Bethany koos oma parima sõbra Alana ja Alana perega Kauai Tunnels Beachi lähedal lainetele. 13-aastane tüdruk oli heas tujus, teadmata, et ol varitses hiiglaslik tiigerhai. Tiigerhai on tuntud oma agressiivsuse poolest, kui teda provotseerida, ning kasvab tavaliselt üle 10 jala pikkuseks ja kaalub üle 1000 naela. Selle suus on teravad hambad, mis suudavad luud hirmuäratava kergusega läbi lõigata. Kui Bethany laamas oma surfilaudal ja lasi oma vasaku käe vette rippuma, ründas hai. Välgukiirusel haarasid selle lõuad tema käsivarrest veidi allpool õlga kinni ja raputasid metsikult. Bethany karjus valust, kui hai rebis tema lihast ja luid. Veri värvis vee punaseks, kui metsik hai tõmbas Bethany vee alla. Tal õnnestus end vabaks rabeleda ja ta tõusis pinnale, olles šokist vaevu teadvusel. 4,5 meetri pikkune hai oli hammustanud ära kogu tema vasaku käe kuni kaenlauguni. Alana isa tegutses kiiresti, tehes surfilaua nöörist žgutti, et verejooksu peatada. Bethany oli juba kaotanud üle 60% oma verest, kui nad ta tagasi kaldale tõid. Haiglasse kihutades kaotas ta korduvalt teadvuse ja tuli taas teadvusele. Arstid töötasid kiiresti, et peatada verejooks tema amputeeritud jäsemest. Bethany läbis ühe operatsiooni teise järel, tema vanemad palvetasid, et ta kuidagi ellu jääks. Väljavaated tundusid sõnged. Vähesed suutsid ette kujutada, et keegi võiks nii rängast vigastusest taastuda. Aga Bethany hoidis elust kinni, näidates üles vankumatut sitkust isegi noore teismelisena.
Pärast kuud haiglas ja nädalaid taastusravis tuli Bethany hämmastaval kombel koju tagasi. Kuigi füüsilised ja emotsionaalsed armid olid sügavad, jäi tema tahe puutumata. Nädalatel pärast käe kaotamist pidi Bethany oma uue reaalsusega kohanemisega kõvasti vaeva nägema. Fantoomvaalu vaevas teda, kuna tema puuduvast käest pärit närvid jätkasid signaalide saatmist. Masenduses ja traumeeritud Bethany pidi toime tulema mõeldamatuga, kuidas elada elu vaid ühe käega. Lihtsad ülesanded, nagu riietumine ja juuste kammimine, olid nüüd väljakutseks. Ka võõraste haletsevad pilgud tegid sügavalt haiget. Maid 13-aastaselt oli Bethany sunnitud kiiresti suureks kasvama, kohanedes samal ajal oma puudega. Kuigi ta püüdis vapper olla, voolasid öösiti tihti pisarad vabalt. Haikurünnakupildid kummitasid tema unenägusid. Ta ärkas sageli hingeldades ja higist läbimärjana. Bethany toitus sellel raskel taastumisajal tugevalt oma usule. Tema pühendunud vanemad jäid tema kõrvale, aidates kannatlikult tema vajaduste täitmisel. Bethany ammutas jõudu oma perekonna armastusest ja toetusest. Ta oli otsustanud taastada oma liikuvuse ja iseseisvuse. Nädalate möödudes tuli Bethany elurõõm tagasi. Selle asemel, et meelt heita selle üle, mis tal kaduma läks, keskendus ta sellele, mis tal veel alles oli. Elu, tervis ja kirg surfamise vastu. Kuigi ookean oli teda peaaegu tapnud, kutsus see Bethanit endiselt sama tugevalt kui varem. Nii läks Bethany vaid 26 päeva pärast rünnakut ettevaatlikult tagasi lainetesse, tema käsi oli plastiku sisse mähitud. Soolane vesi kipitas tema paranevas haavas, kuid ta pidas vastu. Sel hetkel, kui ta ühe käega lainel sõitis, tõestas Bethany, et ta suudab endiselt oma unistusi taga ajada. Ees ootas pikk tee, kuid Bethany nägi nüüd lootust, mitte raskusi. Ta taastas järk-järgult oma rütmilise tasakaalutunde ja treenis väsimatult, et kohandada oma surfamistehnikat. Ookean jäi kogu selle aja tema pelgupaigaks. Riidi ootuste kiuste jõudis Bethany Hamilton vaid 2 aastat pärast käe kaotamist amatöörsurfamise tippu, võites riigimeistritiitli. Tema visadus range training kava järgimisel tasus end ära, kui ta alistas 2005. aasta National Scholastic Surfing Associationi meistrivõistlustel parimad noored surfarid. Pealtvaatajad olid hämmastunud tema sujuvast graatsiast ja tasakaalukusest, kui ta ühe käega laineid sõitis. Kuigi mõned kahtlesid, kas Bethany suudab kunagi veel võistluslikult surfata, tõestas ta oma sitkust ja annet. Tahtejõu abil õpetas ta endale, kuidas püsti tõusta ja lainete peal külgsuunas liikuda, kasutades oma kerelihaseid ja tagumist jalga. Tema surfaamine nägi välja pingutuseta, varjates seda tööd, mis kulus tema tehnika kohandamiseks. Bethany sai taas tõusvaks täheks surfimaailmas. 2007 aastal pälvis ta rahvusvahelist tähelepanu, kui saavutas NSSA riigimeistrivõistluste Explorer Women's Divisioni kategoorias esimese koha. Tema kaasahaarav lugu vaprusest pärast tragöödiat tegi Bethanist inspireeriva eeskuju. Ta esines kõrgetasemelistes telesaadetes nagu Ellen ja Oprah, jagades oma visaduse lugu. Suured väljaanded nagu Time ja People tõi Bethany esile tema saavutuste eest sportlasena. Ta kirjutas 2004. aastal autobiograafia pealkirjaga Soul Surfer, mis tõi veelgi enam esile tema usu ja perekonna olulise toe. Bethany täitis oma unistuse liituda professionaalsete surfajate hulka. 2009. aastal, võisteldes ASB maailmatuuril. Pärast aastatepikkust oskuste lihvimist saavutas Bethany 2016. aastal Fiji Pro võistlusel 3. koha, võisteldes tippsurfajate vastu. Kuulimata käekaotusest mitte kunagi alla andes näitas Bethany inimliku visaduse jõudu. Tänu oma vankumatule vaimule sõitis Bethany taas laineid enesekindluse ja kirega. Nüüd oma 30-ndates jätkab Bethany Hamilton teiste inspireerimist professionaalse surfari, motivatsioonikõneleja filantroobina. Ta keeldub laskmast oma puudel end takistada elu täiel rinnal elamast. Kuigi Bethany oleks võinud oma loo kuulsuse ja varanduse najal mugavalt pensionile jääda, on ta endiselt pühendunud oma spordialale. Ta jätkab võistlemist maailma parimate naissurfarite vastu ja teeb jätkuvalt edusamme. 2019. aastal jäädvustati Bethany võidukas teekond dokumentaalfilmis Bethany Hamilton Unstoppable. Mitme aasta jooksul filmitud dokumentaal kajastab tema karjääri arengut, samuti abiellumist ja emadust.
Motivatioonikõnelejana jagab Bethany oma vastupidavuse lugu erinevate kuulajatega. Ta loodab anda jõudu teistele, kes seisavad silmitsi raskuste või traumaga, et nad leiaksid jõudu ja tähendust. Bethany kasutab oma platvormi ka ookeanide kaitse edendamiseks ning noorte naissurfajate toetamiseks läbi partnerluste ja mittetulundusühingute. Ta asutas 2007. aastal heategevusorganisatsiooni Friends of Bethany, et aidata haiderünnakus ellu jäänuid. Aastate jooksul on Bethany avaldanud arvukalt raamatuid, kus ta on kirjeldanud oma usku, võistluslikku teekonda ja kirge surfamise vastu. Hiljutised teosed, nagu Võitmatu, on täis elutarkusi ja õppetunde, mida ta on omandanud. Täna surfab Bethany, kasvatab oma 3 last ja juhib haridusprogramme oma Hawaii kodust. Ookean on endiselt tema pelgupaik, koht, kus ta tunneb end kõige vabamana. Nüüd peetakse Bethanyt surfikogukonnas legendiks ning tema julgus ja vaim innustavad jätkuvalt uut põlvkonda sportlasi. Kuigi ta kaotas käe, ei kaotanud ta kunagi oma võitlusvaimu. Tõestus sellest, et piirid on vaid see, milleks sa need ise pead. Kas sa arvad, et hakkad jälle surfama? Ma arvan, et ma tean.